Olete te kunagi mõelnud, kui pikk on tennisepalli eluiga? Öeldakse, et ühe värskelt avatud purgi pallidega saab korralikul tasemel mängija pidada ühe matši, ehk palli pidevalt tagudes kaotab ta oma parimad omadused juba 2-3 tunniga. Seejärel visatakse ta lihtsalt minema. Audentese spordikooli 11. klassis õppiv Katriin Saar otsustas tennisekeskuste poolt tekitavat ökoloogilist jalajälge pisut vähendada ning teha pallidest kunsti. Katriin, mis meil siin selja taga on? See on mu kooli uurimistöö, ehk siis ma olen kasutanud vanu tennisepalle, mis on erinevad tennisekeskused on mulle siis andnud. Muidu lähevad need niikuinii ära viskamiseks, aga mõtlesin, et äkki ma saan neid nagu uuesti ellu äratada ja kunsti teha sellest. Ning otsustasin nendest portree Roger Federerist teha. Matšpall jälgis Federeri portree valmimist selle lõppjärgus. Kokku kulus Katriinil projekti peale umbes 45 tundi ja raha materjalide peale ligi 190 eurot. No esiteks oli vaja palle koguda, siis oli vaja välja mõelda, mida me teeme üldse, keda me kujutame, et siis otsisime Google'ist, otsisime pildi, siis tänu isale, kes ta töötab reklaamifirmas, siis tal on selline kilelõikur ja siis lõikasime kiled välja. Järgmine ülesanne oli siis, enamus pallid on siin üleni mustad, need me keetsime tekstiilvärviga mustaks, siis ma võtsin pallid, panin sinna peale need kiled, mis me olime enne välja lõiganud, kile ümbert värvisin spreiga mustaks, kui pallid olid kuivad, siis sain kile eemaldada ja siis hakkasin neid 3 alusele liimima. Katriin, räägi nüüd, mida sa praegu teed? No praegu, kui ma olen kiled ära tõmmanud, siis mul on need numbrid siin all, mis ma enne olin kirjutanud. Et nüüd ma sorteerin ja panen need õigesse järjekorda, et mul oleks lihtsam neid liimida. Et mul on 2 liimipüstolit, et ühel on siis must liim ja teisel on läbipaistev. Et kui ma liimin sellised pallid kokku, kus on äärest mustad, et siis ma ilmselgelt kasutan musta. Aga kui mul on mõned pallid, kus ongi üleni kollased, et siis ma kasutan seda läbipaistvat liimi, et ei jääks mingit musta plekki sinna kõrvale. Juba kunstiteo valmimise ajal oli selge, et Katriini elutuppa see monstrum jääda ei saa. Sestap pakiti see novembri viimasel nädalal auto peale ning viidi Tallinki tennisekeskusesse, kus see hiljemalt veebruaris toimuva Fed Cupi ajaks avalikult üles riputatakse. Katriin, siin see nüüd on. Kuidas sa lõpptulemusega rahul oled? Ma olen väga rahul. Minu meelest see näeb väga hämmastav välja. Palju tööd läks sinna sisse ja ma olen täiesti uhke. Natuke kahju ei ole seda kodust ära tuua siia ette, et enda kätte seda rohkem ei saa? Ei ole kahju, sest see ei ole nii, et ma ei näeks seda mitte kunagi. Selles mõttes ma ikka näen ja et ma tean, et ma olen selle teinud ja aitäh oma isale, kes siis mind aitas sellega. Nii et ei ole kahju. Palju siin palle on ja palju üle jäi? No siin on 1440 palli ja me kogusime umbes mingi 2700. Nii et niisugused pooled pallid jäid üle. Kindlasti mäletate meie juunikuu saatest Tallinki keskuse väljakumeistrit Urmas Pilterit hüüdnimega Puna. Kuna me kunstiteose tema mängumaale tõime, oli paslik ka küsida, mida tema sellest arvab. Ei, see on äge tegelane ikka. On näed, et inimesel on natuke kätt ja silma. Et kui tennisega on asi ühel pool, siis võib rahulikult kunstikooli minna. Mis sa tavaliselt kasutatud pallidega teed? Viskan maja taha ja seal lähevad koertele. Inimesed käivad seal koertega jalutamas ja siis läheb neile. Oled sa kunagi mõelnud, midagi sellist saaks ka teha? Hetkel mitte. Võib-olla kunagi hiljem, siis kui pensile jään. Loodetavasti tõstsime antud looga veidi tennisemängijate keskkonnateadlikkust ja panime aluse uuele kunstiliigile. Kui keegi sai siit inspiratsiooni tulevikus midagi sarnast teha, siis ärge kõhelge, võtke kätte ja tehke oma ideed teoks.